Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot. Ja tänases videos siis tahaks rääkida üldiselt natuke kulturismi seisust siin Eestis ja põhiasjast, millest ma tahaks rääkida, on siis see Korsa Sport Weekend, mis toimub 6.–7. august, 2021, seda nüüd lükati siin korra edasi. Kunagi ma ühe video eelneva juba tegin sellest, kahjuks kevadel jättis ära, on ju. Härra Kert siin pidi selle edasi siis lükkama. Mind nüüd huvitab isiklikult see kulturismi pool, et mis iganes see ülejäänud seal tuleb teisel päeval, kas keegi paneb kellegile molli mingil võistlusel või on mingi käesurumist või midagi, ma ei tea sellest mitte halli ka, absoluutselt mitte midagi. Et mina hetkel räägiks ainult sellest kulturismi poolest siis ja nendest kollidest natuke ja võib-olla kohtunikest, kes sinna tulevad ja nii edasi. Ja härra Kert siis kirjutas mulle üks päev ja ütles mulle, et olen siis nii-öelda kutsutud või oodatud sinna võistlusele. Ja võiksin siis nagu videot teha sellest või nii, nagu nii plaanis võib-olla oli, aga jah, vahepeal on tore teada, et Ivo videot siis kellegile silma ka nii-öelda jäänud on või jäävad või kuidas ma nüüd ilusti ütlen. Ja mõtlesingi, et teeks sellise väikse eelvideo, vaataks selle kulturismi osa ja värgi üle, et kes sinna tulevad ja üldse tahaks rääkida sellisest uuest liigast siin Eestis siis nagu NPC Estonia. Ma ei tea, kes selle tegi. Kui keegi teab, kes selle liiga tegi, võiks mulle kirjutada Messengeri, et kes seda asja eest veavad siin. Et kui keegi tahab liituda selle NPC-ga, et kuhu nad peaks kirjutama, kellele, võib-olla Ivo tahab isegi seal võistelda kunagi. Praegu ma ei tea mitte sittagi ausalt öeldes sellest liigast. Ma tean nii palju, et neil on Instagrami konto, sinna pannaks mingi üldiseid kuradi pilte ja asju, et kes kus on võistlenud, mis võistlus, mida iganes. Aga et kui nüüd tuleb mingi noor poiss, vana mees, kes iganes on ju, ja tahab võistelda NPC Eesti liigas, kelle poole pöörduda, kuidas, mis need meilid on, ma hetkel ei tea ausalt öeldes mitte midagi sellest asjast. Aga seal, muidu minu teada nad peaks siis hakkama mingeid võistlusi korraldama veel sügisel äkki, kui neil see luba antakse. Igatahes see Kerdi võistlus on nüüd selle liiga all siis toimub, nagu ma aru saan, ja see on siis, mina ütleks igavesti huvitav liiga, et kuidas ma siis ütlen, et kulturism nii-öelda on Eesti tagasi toodud, et kui muidu said võistelda meil siis ainult kuradi mõni mees, keda siis ei kontrollitud või mida iganes ja siis ülejäänud, keda kõiki kontrolliti ja siis ma ausalt öeldes ei saanudki aru, et kuidas need dopingukontrollid ja asjad siin toimusid, on ju, mõnda härrat siin vaatasid võistlustel, siis oli küll niimoodi, et kui sinna kuradi kuseproovile Jaxi näitaks, siis kulmud oleks kohe ära põlenud, on ju, et vahet ei ole ühesõnaga, et nüüd on selline liiga, kus siis saavad nii-öelda massiga kulturistid, päris ikka kulturistid, mitte mingid klassikalised, on ju, saavad võistelda ja kasvata nii palju lihast, kui sa tahad, millega sa tahad. Võta fucking kuradi, ma ei tea, lambiõli, joo see sisse, kui see kasvatab lihast, anna minna. Ja ma arvangi, et nii peakski need asjad olema, et las olla siis see liiga, kus tehakse, mida inimesed ise tahavad täpselt. Ja siis on see liiga, kus meil on ausad sportlased nii-öelda siis selle koha pealt, et kõik tulevad oma geneetikaga ja siis naturaalselt ja kõiki testitakse ausalt ja mitte niimoodi, et võtame võistluste ajal ainult proovi, aga teeme siis näiteks niimoodi selle ausa liiga, et ma ei tea,
teeme oma võistleja ankeedid ära. Ja siis ma ei tea, lähme külla kõigile nendele sportlastele seal enne võistlusi 2 kuud, 3 kuud, mida iganes, et jah, kontrollime neid siis ausalt nagu, mitte kuidagi üle perse, nagu siin siiamaani tehtud on. Aga okei, see selleks, et ühesõnaga jah, et need, kes ei tea sellest NPC-st ja EKFL-ist mitte midagi, et see siis nende vahe nüüd on ju. Et ühes liigas teed kõike, mida tahad, mis siin päikse alla loodud on. Ja teises liigas siis oled puhas poiss ja oled tubli ja mida iganes on ju. Ja noh, ongi nii, et korralik see NPC võistlus meil tuleb siis, see on Gerdi korraldatud, ilmselt ta jälle kuradi matab oma raha, aega, värki, kõike sinna alla korralikult, ilma et ta nagu midagi tagasi saaks, aga noh, nii see kulturism paraku on siin Eestis, et ei liigu seda raha siin nii palju ja need jõhkrad asja huvilised ja kes siin on, need siis ennast sinna ohverdavad on ju ja tore on, et meil selliseid mehi ja naisi siin leidub on ju, kes oma õlgadele võtavad sellise asja on ju ja ma kiirelt vaataks üle näiteks kohtunikud, kes seal võistlusel siis nagu on, et panen siia pildi ka, esimene mees on Arro, siis on Koosin, siis on härra Popov, Inna Uit, ossa raisk, kes nüüd teda ei tea, siis see on ikka hull naine oli kunagi, siukesed vormid olid tal, et ma ei tea, ma neid pilte olen näinud, siis kuku pika oli ja härra Rückenberg, Silver siis tundub jah, et tema oli ka EKFL-is pikalt nagu treener, mingi aasta treener ja mis iganes tiitleid minu arust tal siin kõike on ja ongi nagu üllatav, et tema siis nagu sellisel võistlusel on kohtunik, aga noh, tore samas jälle. Jah, Sergei Popov, tema kohta olen ka viimasel ajal nagu rohkem uurinud ja kuradi päris hull treener on, et minu arust tal isegi on mõni IFBB profikaart juba seal vöö vahel nii öelda, et ja hullult hästi treenib ja kas tal peaks olema neid Elite Pro profikaarte ka, see on siis see profiliiga, kuhu nii öelda EKFL-i kaudu siis saab ja noh, nii kõva liiga ta kindlasti ei ole kui see NPC oma, aga noh, midagi ikka, et Ivo ei saa sealgi hakkama on ju, et pole siin midagi öelda, et kõik, kes seal profiks on saanud, on kordades kõvemad naised ja mehed kui mina. Nii, siin nüüd vaataks ühte pilti ruttu, et 29. juuni on siin pandud üks huvitav pilt, kus on siis kõik mehed reas, kes seal siis peaks nagu võistlema, on ju. Siin on see Nikita Tvorkinon, Sander Saare peaks olema. Siis oli see Erki, mis iganes hästi toreda perekonna nimega, see on see mees, kes Ivo arvates, et kui teravaks saab, siis on kõikidel teistel palju probleeme, et eelmine kord ta natuke pehme oli, aga ei ole hullu midagi, et jah, loodame, et tuleb teravana. No Martin poiss, Martinit ikka teame on ju, tema on vägevate vormidega platsis olnud siin ikka kogu aeg nüüd viimasel ajal ja eelmise Korsa võistluse tema siis ära võitis ja igavesti lühikest aega oli valmistunud ja huviga nagu ootaks, mis ta seekord siis toob nagu lavale. Nii, siis on Sander Kuusk on veel seal pildi peal, tema on ka igavesti arvestatav siuke vastane, ma arvan kõigile, et trenni teeb ta kõvasti, nii palju kui ma olen näinud, kunagi tal oli vist tervisega väiksed mingid probleemid siin seljaga või millegiga, et paistab, et nüüd mees on joonele saanud ja annab väga vitsa, et kindlasti tasuta midagi ei anna siin kellegile, et eks me näe, võistlustel Ivo katsub kaamera silma ette mehe saada, äkki isegi räägib paar sõna mulle juttu, kui aega on. Nii ja viimane mees seal pildil peaks olema härra Leinvald, jah, et tema on ka igavesti kõva treener ja siuke igavesti massiivne mees, et nii palju kui mina olen nagu teda näinud kaugelt või lähedalt või mis iganes olen kuulnud, et siis siuke suur koll on ja lihasmassi tal kõvasti on ja nii ta ongi, et noh, ühesõnaga pidi veel
kõvasti mehi siin tulema. Jääme siis ootama, et eks me seal võistlustel näe, on ju. Vot, ja ma ei hakkagi seda videot rohkem venitama, et minu arust on igati kõva, et see NPC liiga siia tehti. Ma loodan, et see jääb püsima. Ma loodan, et need suured kulturistid jäävad püsima, et neid tuleb veel, et nendele antakse võimalus võistelda siin Eestis. Ja ilmselt siis varsti juba näeme seal Corsa Sport Weekendil ja ilmselt mina ikkagi olen seal kohal ja katsun selle asja üle vaadata seal, jah. Vot, aga Ivo kanalile saab subscribe'i panna, like'i saab panna, eelnevaid videosid saab vaadata. Igasugustest asjadest on siin juba räägitud. Põhiliselt viimasel ajal ikkagi fitnessist ja kulturismist, mis on minu kirg, toitumisest ja kõigest sellest kanalil on räägitud ja räägin veel tulevikus ka. Ja kui Ivo kunagi läheb võistlema või midagi korraldab, siis kõik jääb kaamera ette ja ausalt kavatsen asjadest rääkida. Panen raiska aineid, süstin nahhui midagi, räägin ausalt teile, ei pane aineid. Ütlen ka ausalt, vot võistlen naturaalses liigas, ei ole mul ainete meeste vastu mitte midagi. Jumalast ägedad vennad on, suured kollid, raisk, hea vaadata, tore. Vot, ma veel ei tea tulevikus täpselt, mis ma teen. Ongi nii, hakkan midagi tulistama, mind üldse ei koti, mis keegi arvab. Panen kuradi narkotsi, panen alksi, süstin fucking testosterooni endale perse, mind üldse ei koti. Et arvake, mis tahate, mina teen oma eluga, mis ma tahan. Teie kõik teete oma eluga samuti, mis te tahate. Ja tore, et te vaatasite minu videot, see oli ka teil vaba valik praegu. Nii et ärge jonni, kui sitt oli. Ja järgmises videos juba näeme. Jah, tšau.